No jõu, täna järgmine video. Tulime siia kõige oldschoolimasse saali, kus ma never ever käinud olen. Karlil ka esimene kord siin. Maximus on see saali nimi kuskil korterimaja keldris. Ja ülikõva saal. Ühesõnaga lähme teeme õlga ja kättena ja siis täna tuleb mingi kokkasaade ka. Aga sellest siis juba natuke hiljem. Selline cardio equipment. Põhimõtteliselt 15 masinast 2 töötab vist. Aga teistes pole lihtsalt voodu sees. 10 minutit, seepärast hommikul käisime juba jooksmas 25 minutit. Ja kiired heart rate üles ja siis hakkab juba õlgadega pihta. Tänane trenn on all powered by Näti stuff. Ma pre-workouti võtnud. Tegin jälle oma riisihelm putru 100 grammi. Aga sinna lisaks ma panin tumedat šokolaadi 25 grammi ja 250 grammi granaatõune, terve suur granaatõun siis. Ja granaatõun ja tume šokolaad sisaldab päris palju nitraate. Nitraadid omakorda vabastavad lämmastikoksiidi, mis aitab veresoontel laieneda. Ma ei tea, peale seda kardat ma juba tunnen nagu jõhkel pump nagu sees. Ja ma ei tea, kas see on sellest või sellest saalistest. Aga esimene warm-up. Davai, esimene working set, 40. Pole shoulder pressi päris pamma teinud, aga täna on päris hea tunne, võib-olla tuleb mingi PR äkki, tead ma ei tea, mis PR siin on. Ja peale pressi kohe selline side lateral variatsioon. Esiteks 10 kordust siin all. Targetid seda alumist deltoidi osa ja siis 10 kordust kergema raskusega kohe peale. Aga nüüd jälle sa ei lase täitsa alla, vaid sa jätad kuskile täpselt siia. Nüüd justkui sa targetid seda ülemist deltoidi osasid. Ja next one of my favorites. See on natuke rohkem tagaõlga, aga väga hea on õla keskosale ka. Seda samamoodi 3 seeriat. Ja korda mööda, suht ilma puhkepausideta. Nii on hea õlgu teha niimoodi, et ei olegi nagu pikke pause vahel. Üks teeb, teine teeb. Kiirelt valmis ja sitaks efektiivne. Väike tuur, igasugused rinna asju ja mis nagu kõige kõvem selliste saalide juures on need old school hantlid. Seepärast neid ei saa võrrelda mingite MyFitnessi või selliste commercial gymmide omadega. Kui sa võtad selle 36 ja sa võtad MyFitnessi 36, siis sellega sa teed, kuigi ma usun, nad on samas raskuses, aga sellega sa teed 5 kordust rohkem, sest ta on lihtsalt nii palju mugavam sul käes. Ja näiteks sellised pingid, no neid ei leia mitte kuskilt. Tulge vaadake. Keegi mõtles üks päev, et läheb keevitab endale blokisüsteemi ja tegi midagi. Ja nüüd me teeme sellega siin priitsa. Viimane piitsa triitsa supernet set jääb välja põhimõtteliselt selline, et mina aitan üles ja vaikselt lased alla, lased mingi 5 sekundit. Nii, hopp, 1,
2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja no nii, nagu lubatud, siis tänane Sauls Coca-Cola ja valmistame koores kanapastat peekoniga. Ühesõnaga, ma käisin poes ja ma otsisin mingid asjad lihtsalt lambist valmis, ega mul ei ole õrna aimugi, et ma olen teinud mingi pastasid ja asju, proovin nagu teha, aga ma ei vaadanud mingit retsepti ka valmis. Aga ühesõnaga, mida meil läheb vaja siis täna? Kana, peekon, siin on see trikk, et kuna meil turkey baconit Eestis kuskil poodides leida ei ole, siis otsid sellise peekoni, kus on siis kõige vähem saad rasva ja see rasv kõik ülejäänud lõikad välja ja ongi peekon olemas. Juust võimalikult vähese rasvasisaldusega ja koore asemel on mingi plant-based cooking pläust. 14 rasva ainult, kui võrdlemisi tavalise koorega, kus on mingi 20 või 30, siis ma arvan, et on päris hea asi. Ja salatiks on meil tomat, kurk ja hakkame pihta vaikselt. Keegi küsib, mis asi see on, vaata. Siis see on mu kokarüü, millega ma hakkan siin neid videoid tegema. Meil ei ole pastat. Teeme koore kanapastat ja mul ei ole pastat. Käisin poes ja ma ei ostnud. Või mul on äkki pastat. Joppas leidsin kuskilt pastat. Ühesõnaga, millest alustada siis? Ega ma ka ei tea. Sibula praadimisest. Proovime. Mis kokkamise juures siis väga oluline on multitasking, ehk siis samal ajal kui pasta keeb, siis samal ajal sa viskad see kana praadima ja samal ajal sa võid näiteks sibulat hakkida, mis meil on juba hakitud. Ja loomu siia juurde juust ja samal ajal saad teha salatit. Ja retsept on pühendatud Maarjale, kes on meie võitjate väljakutse challenge'i grupi liige. Ehk siis ma küsisin inimestelt, mis on nende lemmiktoidud ja siis ma proovin neid teha sellises tervislikumas viisis. Vähemalt proovin, vaatame, kas sellest midagi välja ka tuleb. Ja kui liha on juba kergelt nagu pruunistunud, siis ma arvan, et nüüd on õige aeg siia lisada sibul ja küüslauk. Ma loodan vähemalt. Vähemalt minu retseptis on niimoodi siis. Ja kui sibulad on sellised kergelt juba pehmeks läinud, siis läheb siia juurde see suitsupeekon. Me geeniused ju mõtlesime, et oleme targad vaata. Aga tegelikult kui sa ostad lihtsalt suitsusinki, siis see ongi suitsupeekon. Natuke see läheb ka siin soojaks ja siia läheb peale siis see koor. Ja ma leian, et kokkamise juures lihtsalt ongi see, et sa pead leidma sellised toiduaine, mis oleksid natuke väiksema kaloraasiga. Kohe näha, et ema on õpetavad, vanemad õpetavad. Sa võidki ükskõik mida süüa, sa võid iga päev pizzat süüa, kui sa oskad seda normaalselt teha, sa võid kanapastat süüa. Jälle natuke segada. Lõhn on hea. Ja nüüd justkui võiks olla õige aeg siia see juust lisada, ma arvan. Ega mul ei ole kunagi tegelikult meeldinud mingi retseptide järgi toite teha, sellepärast mul mingi random asju lihtsalt. Viskad midagi kokku, kui joppab, siis joppab ja kui ei joppa, siis proovid teine kord uuesti. Ega midagi halvasti ei ole. Kui te salatit teete, siis, ja te tahate nagu suveks normaalselt vormi saada, siis unustage hapukoor ära. Hapukoor enam ei eksisteeri teie jaoks ja kasutage jogurtit. Viimane step on segada pasta, siis, mis on eelnevalt loomulikult ära läbi keedetud. Ma loodan, et piisavalt siia sisse. Ühesõnaga see unnik peaks olema nagu 2 serveeringut, ma arvutasin välja, nii et kui sellest nagu peaks kuu täis saama. Tead sa tunned, kui sul see nagu ila hakkab jooksma nagu päriselt. Nagu, mul ei ole paljude toitudega niimoodi, kui tunnen,
tahaks. Nüüd on, praegu on. Maximast leidsin mingi soodukaga mozzarella juustu. Seda on ka kuskil olemas sellist low fat. Aga ma ei tea kust. Igastas see läheb siia või. Peabki selline olema. Okei, me hakkame nüüd seda asja siin degusteerima. Vaatame, kuidas see asi välja nägi. No ma usun. Ma tean, see tuli hea välja tegelikult. Ja ma panen selle retsepti sinna descriptionisse. Siis saate ise ka proovida. Kuigi ise nägite siin ei olnud nagu mingit magic stuffi väga. Proovige järgi ja saatke mulle screenshot või pilt sellest, kuidas teil välja tuli või kui teil on mingi endal vägev retsept, mida ma võiks järgmises videos võib-olla proovida teha järgi siin, siis saatke see mulle ka ja tšau.